Kalle, alustame kõigepealt sellest, mis amet see Praakeri amet on? Praakeri ülesanded on kõik raiega seonduv. Kõik need raided, kust tuleb metsamaterjal lattu. Praakeril on töölaual eralduste nimekiri, mis lähevad 3 aastaks raidesse. Nüüd esimese asjana ma teen planeerimise igaks konkreetseks aastaks ja üritan teha niimoodi, et ma ei läheks ühte ja samasse kohta igal aastal. Mida metsnik peab enne ära tegema, et Praaker saaks hakata tööd tegema? See raielank nii-öelda töösse läheb. Mis peab olemas olema? Kõigepealt peab olema metsas järeldatud ja tingimused sisestatud, et mida metsnik tulevikus sellest langist tahab, kas sinna tuleb maapinna ette valmistamine või jääb ta looduslikule uuendusele, et selle järgi ja kui palju tuleb seemnepuid, säilikpuid, et need andmed on mul olemas siis ja metsateatis ka on olemas, siis võin langi töösse panna. Nii, ja see tähendab siis seda, et teie lähete ees ja kõik need suured masinad, mida nimetatakse harvesterideks, sõidavad teie sabas sinna kohale või? Ja kõigepealt näitan, kontrollin koos töövõtjaga üle piirid, kas on tähistus ja kas on kõik õige, siis edastan töövõtjale metsateatise, kaardi, annan sortimendilehe. Sortimendileht tähendab seda, et igast metsast me ei lõika kõiki sortimente. No uuendusraide puhul metsnik ei hakkagi üldse kokku lugema neid puid, ta märgib küll ära need puud, mis tuleb siis kindlasti alles jätta. Mismoodi see puude lugemine või see arvutamine käib, et kui palju sealt tegelikult seda materjali tuleb? Kes seda teeb? Tänapäeval ei ole enam materjali käsitsi mõõtmist. Tänapäeval teeb harvesteri arvuti selle otsast lõpuni ära. Sajandliku täpsusega mõõdab tihud ja ei ole ka käsitsi lattu sisestamist, vaid arvester saadab ise minule meili, mis läheb otse lattu. Kas harvester saab kõik metsatööd ära teha või on vaja ikkagi veel inimesi sinna, ma ei tea, mõne puu maha võtmiseks mulle see aega? Kõike ta ei tee, et harvesteri reeglina on ka alusmetsa päris palju, mis segab harvesteri tööd, siis eelnevalt läheb saemees, langetab selle võsa ära. Ja vahel on ka selliseid puid, millest harvester ei saa jagu. Need on hästi laia võraga männid ja haavad, võib ka kaski esineda, siis see harvester rikuks selle sortimendi ära, et targem on need pärast saemehel maha võtta. Tuleb kvaliteetsem töö. Kui inimesed vahel on mures, et nii suur masin on ilusas metsas ja kui ta sealt välja läheb, siis on sügavad roopad järel. No üritame vältida sügavaid rööpad ja kui nad ikkagi tekib kuskile sihile, siis need taastatakse. Reeglina jätame ikkagi pehmetes kasvukohtades kõik oksametsa, et just vältida pinnase kahjustusi, aga mõningates kohtades, kus on lubatud okste väljavedu, me toodame ka hakkematerjali. Mida see harvesteri arvuti, mis seal kabiinis on, veel näitab lisaks sellele, et arvutab kokku, kui palju puitu saab tihumeetrites nendest, mida ta maha võtab? See loeb kõik puud üle, ka tükiarvuliselt palgid, tihumeetrid ja määrab keskmise tüvemahu, mille alusel kujuneb pärast selle ülestöötaja palk. Ahaa, puude liike ta ei määra või? Määrab nii mitu kuuske, nii mitu koske? Ei määra mitte arvuti, aga selle määrab harvesteri operaator ära. Kas Kalle, teie peate olema kogu aeg metsas, kui harvesteriga töö käib? No ma ei mõtle nüüd istuma seal kännu otsas, aga päevas vähemalt korra läbi käima, vaatama, mis olukord on või? Iga päev ma ei käi, aga reeglina iga 2 päeva tagant ikka käin metsas. Tuleb ladusid kontrollida, tuleb uusi lanke näidata. On vaja määrata kokkuveo suunad, kohad, võimalused, kuna minu piirkond on väga lai Tallinnast kuni Noarootsini ja riigimetsa selles osas on vähe ja nad on killustunud, siis tuleb ka kokku leppida vahel eraomanikega, et üle nende maade välja tuua materjali. On vaja
Maanteeametiga kokku leppida, kuhu laoplats rajada, elektrivõrkudega kooskõlastada liiniäärsed raided, nii et tegevust jätkub. Kes siis praakari tööd kontrollib, kui see raie on tehtud, ehk et üks lank on lõpetatud? Peale minu tööd vaatab metsnik selle üle, kas ma olen säilikpuid ja seemnepuid piisavalt jätnud. Vaatab, kas ei ole pinnast vigastatud ja kui kõik on korras, siis on sellega tegevus lõppenud minu poolt.